Tere, olen Mihkel Tallinnast ja mul on rõõm olla siin teie keskel. Tahaksin teile jagada täna oma tunnistust, teades, et kristlasena pole midagi tähtsamat kui sütitada teistes, eriti paganates usku Kristuse väesse ja päästesse. Seega ma alustaksin sellest loost, mis sai alguse 3 aastat tagasi. Olin juba noorukina sattunud enesele teadmata tegelikult pornograafia küüsi. Aastatega see sõltuvus süvenes ja nagu mainitud 3 aastat tagasi ma siis tundsin, et tahan sellest lahti saada. See mõjutab negatiivselt minu enesekinglust, elujõudu, ilmselt ka minu prohvetlikku potentsiaali teha seda, milleks mind üldse siia maa peale saadeti. Ja ühel ööl siis järsku ma tunnen, et Jumal kõnetab mind keset pattu, et kas see lõpeb või on kõik. Ja siis mul muidugi oli niimoodi, et mul ei olnud kellegi käest küsida, et millega on kõik või mis lõpeb. Aga ma teadsin, et Jumal eksisteerib ja et ta on rohkem kui lihtsalt üks allikas, ebamäärane. Mistõttu ma siis kohe tundsin ka, et ma juba mingil määral olin talle pettumust valmistunud, kuigi ma arvasin, et ma olen hea inimene, igati tubli ja ei olnud isegi ära tabanud, kui patuküüsis ma olin oma varasemat elu elanud. Aga Jumala kõnetusega tuli kogu see selgus ka, et mis see varasem elu endast tegelikult kujutas ja kindlasti ka vabastus. Ja see vabastus nägi siis niimoodi ette, et möödus umbes 2 kuud, kus ma siis hambad risti ei vaadanud internetti. Ja siis järsku ühel ööl, kui ma magasin niimoodi selili rahulikult niimoodi, öösel kell 2 või 3, tuli mingisugune valgus minu akna taha, mingisugune orb, sihuke suur. Ja ilmselt see oli vaimus, see nägemus, et ma tõusin nagu 30-40 sentimeetri kõrgusele voodist siis selili amades. Ja siis kogu minu olemus oli selle valguse käes. Ja mõtlesin, et mis see nüüd on siis, et kindlasti midagi normaalset ei ole, pigem supernaturaalne või midagi üleloomulikku. Ja siis ma mõtlesin isegi, et äkki see on nüüd mingisugune kohus. Et ma tõesti ei teadnud, millega tegu on, aga siis nii kui ma seda mõtlesin, et midagi, mis nüüd toimub, et siis kukkus mu küljest nagu mingi pärdik ära. Ja ma sain aru, et see pärdik hääle järgi on kuri, kuna ta plagistas hambaid ja kirus, kukkus allapoole. Mina teda ei näinud, aga peale seda järgmine päev ma sain aru, et ma olin vabastatud oma sõltuvusest. Ja selle tunnistuseks ma võin kinnitada, et siin läbi aastate ei ole mul mingi kimbatust olnud, et läheks veel vaataks seal internetist midagi või jõusaalis piidleks seal kedagi niimoodi, et pigem ma annan endale aru, et mind on muudetud ja ta on mind puhastanud. Ja tegelikult ta tahab kõiki puhastada teid. Ja et noorte käes on igasugune tegelikult Kristuse vägi ennast vabastada. Ja ma loodan, et Jumala poole nad ka hüüaks, noored eriti just. Et nad ei laseks süveneda sellisel jamal, määrida oma mõistust, oma südameid, et nad saaksid aru, et me oleme tegelikult sõja keskel. Ja et kui me ei rabele sellest välja Jumala abiga, siis kahjuks on võimalik ka kaotajaks jääda. Aga Jeesus on tulnud lihas, et vangid vabastada. Ja meie ülesanne on see autoriteet üles leida Kristuses. Et kõigi selle jama vastu sõdida, võidelda, siduda seda ja purustada, nii kuidas vähegi oskame ja teame. Nii et ma tahaks julgustada kõiki noori eriti, et esiteks
see patt, mille küüsis iganes ka ei ole, see ei ole lihtsalt niisama patuvabastus, vaid selle patu kaudu tõenäoliselt Kristus saab sinu ellu tulla, näidata, et tema on vabastaja, tema on päästja, et sa annaksid kogu oma elu talle üle. Et küsimus ei ole ainult ühes patus, ühes vabastuses, vaid elu üleandmises Kristusele. Et ta oma vaimu läbi saaks teid elustada ja näidata, kui surnud te varasemalt olite. Kahjuks, et Jeesus elustab ja ärge laske vaenlasel ennast nii-öelda tümitada ja ma loodan, et see aitab teid, see tunnistus.